Septembri lõpus peavad 2 Eesti neidu, Helen ja Minni, võistlustingimustes üle-euroopalises konkurentsis mõtlema välja ja valmis tegema vihmamantli. Sealjuures mitte lihtsalt vihmamantli, vaid korraldajad on täpselt teada andnud, mis mantlit nad tahavad. Tiimiliikmed peavad siis välja mõtlema toote, mis on mõeldud 20 kuni 25 aastat noorele naisele, kes läheb vihmasel õhtul suvisele kontserdile. Ülesandeks on kokku kuhjatud hulk erinevaid oskusi ning eestikeelse sõna rätsepp asemel kasutavad nad pigem ingliskeelset võistlusala nime. Fashion technology on tegelikult palju laiem mõiste, kui meie eestlastena rätsepa erialast aru saame. Fashion technology hõlmab turu-uuringut, moejooniseid, tehnilist disaini, rätsepatööd ja samamoodi ka toote mahamüümist ja ettevalmistamist tootmiseks. Nii on Eesti võistkond pandud kokku mitte kursuse kaaslastest, vaid lausa eri koolidest, et nad üksteist täiendaksid. Selline käeline tegevus on mulle hästi meeldinud ja tegelikult tehniline disainer saab ühendada seda käelist tegevust ja samas saab seda matemaatika poolt joonestamist ja sellist asja, need on nagu ühendatud, nii et see on nagu ideaalne. Peale gümnaasiumit ma läksin üldse majanduskooli väikeettevõtlust õppima ja siis selle aja jooksul ma nagu avastasin, et tegelikult mulle meeldib selline omaette nokitsemine ja ma olen varem õmmelnud kodus ise mingeid rõivaid endale ja sealt nagu hakkas pihta. Kas aga selle eriala inimestel on enda riidekapi täitmine lihtsam ja huvitavam? Kas sa õmbled ise kõik oma riided? Kahjuks ei. Miks? Sest lihtsalt ei ole aega, et käin küll poes ja vaatan, et seda tahaks endal teha ja seda ma endal kindlasti teen aga lihtsalt ei ole aega, et tegelikult õmblejatel endale ei ole aega riideid õmmelda. See ei tähenda, et nad nõela kasutamisest pääseksid ja poest asjad kohe selga saaksid panna. Väga vaatan ja kõik õmblused vaatan üle. Mis tase on? Üsna kehv on. Et päris palju on meil tegelikult selliseid tooteid, mis ei tehta Eestis, et need on ikka kvaliteet annab soovida. Kokku saadab sihtasutus Innove ja Haridusministeerium septembri viimase nädalal Ungarisse Euroskillsi võistlusele 14 Eesti noort 11 erialal.